ehk siis maastikumaja. Nii, torn, tehnikamaja ja siis see meie maastikumaja. Johanna on juba seal üleval. Tšau! Tuli vast ära. Nii, õpilaste puhkutuba. Jõu. See rõdu, kus jahmid jõuatad. Saime siin kevadel sai seda D-vitamiini siit korralikult ikka. Kui külm on, siis lihtsalt olen. Aga ühesõnaga, need on nüüd maastikumaja siuksed õpilase pooled. See puhkutuba õpilaste on seal ja siis see. Aga lähme vaatame mõnda klassiruumi, kas midagi on vaba ja kas me saame kuhugi sisse. Selline eriala siis, kus on hästi palju joonistamist. Saab öelda, et lõike kleebi nagu värvimist oleks, aga on joonistamist, rohkem sükest meisterdamises ja praktiliselt poolt, sa saad kohe nagu... Kunstilist ka, et sa saad ennast väljendada loominguliselt. Jah, aga samas seda kunstipoolt ei tasu karda, sest mina nagu oskasin null joonistada, kui ma tulin. Siis loen kohe, et ahad joonistamiskatset, tulin siis siia, tegin katse ja... Aga põhimõtteliselt vaatad seda, kui hästi sa oskad nagu väljendada ennast, et see ei ole üldse nagu oluline, et sa pidid kunstniku ajaks. Peast oskad äkki jooni teha ja värk, et enda moodi ennast väljendada. Saad igal juhul oma kava. Oota, meie kursuse omad peavad seal koolis olema. Kõik projektid, mis me tehakse, nagu paremad ja suuremad pannakse siis endile ülesse. Nii, aga meie lemmikosa siit on see klass siin. Ühesõnaga otsime siis nendest arvutitest enda lõpude asju ja vaadake, mis Joh leidis. Jaa, ma leidsin. Ja kõige parem, mis meil on. Meil oli tehnikamajas see klass tegelikult. Ja siis seal olid jumal kõvad need puidustoolid. Me käisime siin klassis, küsisime, palun võtib, palun me tahame tooli. Meil on vaja mugavalt teha lõputöö. Siis sõitsime nende toolidega teise majja. Vaatame, äkki me leiame isegi mõne video üles. Saime enda lõputööd 2 tükki koolis. Veits asjaajamist oli, aga leidsin mõne õppega, kes ei meil nõus minema, need on luku taga hoitaks, et mitte keegi koju ei viiks. Siin on üks hästi lahe lõik sissejuhatusest. Vaatame kiirelt selle üle. Nii, et siin kõik need toredad õppejõud aitasid sellele valmimisel kaasa, on ju. Ja siis kursajad Johanna ja Janne tänased, kellelt ei oleks pooltki nii palju aega koolis veed ja muusikud nagu Ed Sheeran ja 5 miinust. Kelle loomingut ei oleks asi kohe üldse söönud. Mis värk sellega oli? Kirjutad öösel kell 1 seda sissejuhatust lõputööle, sest sul on tähtajad peal, kiire. Siis ma mõtlesin, ma olin nii väsi, kirjutasin läht kõik kursajad, kõik loed selle ette ja kuna me kuulasime ka hommikuti, kuulasime Ed Sheeranit, käisime lõunal ära ja siis panime lihtsalt 5 miinust täiega üürgama, sest et... Siis tuli nagu seda powerit. Siis sa käime ja siis panime 6-7 õhtul edasi. Hello! See on meie üks lemmikutest õppejõududest. Et siis maastikuharidus tuli lõputööde veits nagu rohkem kunstilisemad ja vabamas vormis võid teha, et selles mõttes ma võisingi sinna sissejuhatusse mingi lollusi kirjutada. Et igal pool ei või teha siukseid asju. Me viime nüüd lõputööd tagasi. Me liitsime enda ühe vana kursaja ja lähme kohvile. Me näitab, kuidas me käisime lõputöö ajal kust ja kuidas me kohvi saime. Et siis kohviring. Tulime mastikumajast ja ilm on nii ilusaks läinud. Ma lausa proovi nagu koolis hakkama saada ilma kohvita. Aga tegelikult koolis jätan väiksed kohvid ja tegid jalutada ka, kui sa päev otsa seal arvutis möllad. Sead ajad püsti, kõnnid sinna faaserisse ära, saad kohvi, ehk siis sa saad mitu asju ühed, sa saad liigutada, õues olla, kohvi kätte. Aga ma arvan, et te nüüd näete kiirenduse peale, kuidas meie põrutame siit torni ja betonühika vahelt faaserisesse. Nii, jõudsime kohale. Siin on mitte asju koos. Meil siis Fasters, kus me tegime kohvi ja Go Marketil, see on üks lähimat poodist vist. Lähme võtame kohvid. Nii, me oleme tagasi. Väike kohvi on jõudnud. Väga hea on olla, energialaks on täies lihtsalt. Vaadake seda ilma, nii uus. Vaadake. Ja kui läheks teiega spordimajja, näiteks teile, mis ajaveetmisvõimalusi on. Näiteks teile pintsi ja piljardi ja siis õhtul läheks võtaks trenni teid ka kaasa. Et kui sul on tunnik aega, kas päeval või õhtul, siis tule sõpradega ja saad piljardit ja pintsi mängida. Lähe vaatame, kuidas meil välja tuleb.